nädal turgudel, kätte on jõudnud 14. nädal, aasta on 2025, minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev, 31. märts. Vaatame siis jälle kord turgudele peale ja nagu ikka alustame võib-olla eelmise nädala siis kokkuvõttest, et mis siin silma jäi, et turud on endiselt siin ikkagi languses, et reedel langesid turud väga järsult ja kukkudes siin 1,5–2,5%. See oli siis tingitud Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeksi langusest siin märtsis, mis on praegu siis 57 punkti peal ja see on madalaim tase alates 2022. aastast ja see viitab siis tarbijate meeleolu halvenemisele seoses poliitilise ebakindlusega. Ja tarbijahinnaindeks ehk siis PCE oli ka oodatust siin ikkagi veidi kõrgem, et veebruari üldine PCE inflatsioon oli siis aastavõrdluses 2,5%, mis vastas tegelikult ootustele, kuigi võib-olla siis selline koori ja inflatsioon tõusis siis 28% peale, ületades prognoositud 2,7% ja jaanuari 2,6%. Ja president Trump teatas, et 25% imporditoll siis rakendatakse kõigile mitte USA's toodetud autodele ja selle tulemusena siis langesid USA autotootjate nagu Ford ja General Motors aktsiad ka. Ja tarbijakulutuste osas tuli ka uudiseid, et need on siis veidikene kasvanud. Et see siis näitas veidi tarbijate jätkuvat võib-olla kulutamisvalmidust, olgugi et see kasv oli üsna väike. 10-aastased riigivõlakirjad siis ka langesid ja tehnoloogiasektor on näidanud ülimalt suurt nõrkust tegelikult, et sellele ka viitame õige pea siin, kui me vaatame nüüd sektorite sellist käitumist. Mis aga puudutab eelmise nädala kvartali tulemusi, siis mõned võib-olla, mis siit silma jäid, et Dollar Tree oli üks kindlasti, mis oli fookuses ja mis siit silma jäi, et väga palju, ütleme, negatiivselt isegi ei paista, et olgugi, et need tariifid ka siis mõjutavad seda ettevõtet, aga siiski väga tugeva ettevõttega tegu ja võib-olla, mis siit tasub siis välja noppida, on see, et ettevõtte võlg on hästi juhitud, bilanss on tugev ja ettevõte kavatseb tõenäoliselt naasta ka aktsiate tagasiostu juurde veel sellel aastal. Et selles mõttes on praegu pilt päris okei, aga kui me vaatame siis graafikut, et mis see hind siis tegi, et isegi kosus pärast neid majandustulemusi, nagu öeldud, et tegemist oli päris hea sellise infoga aktsionäride jaoks, nii et siit tuli ka signaal ja ilus toetuspend on all, nii et siin on tõesti potentsiaalne kasvukandidaatki olemas. Aga tulles tagasi, siis järgmine ettevõte, mis oli ka kindlasti fookuses, oli Lululemon ja selle ettevõtte puhul nüüd oli siin ütleme, selline tugev rahvusvaheline kasv oli teemaks, toote innovatsioon muidugi püsib, kuigi USA turg on siin jätkuvaks murekohaks, et võib-olla siis just see, et ostukülastusi on vähem ja tarbijate ettevaatlikkus ja üldse makrokeskkonna ebakindlus siis ei ole väga soodsad selle ettevõtte jaoks ja kindlasti Lululemoniga on siin veel vaja oodata, enne kui asjad paranema hakkavad, et hind on praegu languses siiski päris tugevalt. Ja veel ka Chewy näiteks, mis siis ka suhteliselt positiivne ettevõte iseenesest, et jätkuvalt on nad siis võlavabad ja väga hea rahapositsioon ka ja aktsiate tagasiost on seal samuti teemaks. Nii et jällegi
üks tugevatest ettevõtetest, et kui me vaatame ka selle ettevõtte hinnagraafikut, siis see praegu püsib küll negatiivses foonis, aga siin on ka jällegi ilus toetuspind all, nii et hoiame sellelgi silma peal siis. Aga nüüd vaatame ka graafikutele peale, et mis siis eelmisel nädalal toimus. No jah, pilt ei ole sugugi mitte ilus, et see langus sealt on jätkunud ja erinevaid toetuspindu siin siis jällegi kombatakse, et eks me siis vaatame, kui kaugele see turg suudab veel langeda, aga kõik indeksid siis enam-vähem samasuguse mustriga praegu, et siin väga suuri erisusi ei ole. Ja kui me vaatame siin CMS signaali S&P 500 peal, siis jah, see signaal, mis siit veebruari lõpust alguse sai, et see on siiamaani siiski pädev. Nii et praeguseks, tänase seisuga me oleme siis jõudnud sellise toetuspinna juurde, et võib nagu eeldada, et kui ta siit läbi ei murra, et siis me hakkame ikkagi mingisugust kas ajutist või siis pikemaajalist kasvu uuesti nägema, aga kuna aprill on sesoonselt siiski suhteliselt tugev kuu, siis ma arvan, et me siiski mingisugust kasvu siin hakkame õige pea ka nägema. Kuidas prognoosidega läks, vaatame kõigepealt pöördepunktid üle, et need on olnud suhteliselt adekvaatsed siin viimased, et siit on nad siis näha, kuidas nad täpselt reageerisid. Et järgmine pöördepunkt on meil juba homme tulemas siin, et hoiame sellel ka siis silma peal. Ja tsükliprognoosiga siin S&P puhul enam-vähem kõnetes, ütleme nii, et suund oli enam-vähem õige. Pöördepunktid tulid ka järjekordselt ikkagi hästi välja, aga jah, ütleme nii, et siin natukene oli sellist lahknevust ka selles prognoosis, aga siiski tulemus suures plaanis suhteliselt rahuldav. Ja kullaga läks võib-olla isegi veel paremini, et siin on siis kulla prognoos ja reaalne hinnaliikumine lõpuks siis ka peal, et see oli üsnagi täpne. Bitcoini puhul jällegi läks tagurpidi, et ma pidin pöörama selle prognoosi nüüd pahupidi ja siis ta töötab nagu päris hästi, et siin on näha see korrelatsioon väga selgesti, aga algne prognoos oli siis tegelikult teistpidi, et need tipud ja põhjad olid vastupidi. Uue nädala prognoosid on aga üleval juba Patreoni kanalil, patreon.com/turutrendid ja sealgi on tulemas mul mõningaid uuendusi, nii et hoia kindlasti nädala jooksul silma peal, et üht-teist huvitavat on mul teile taas välja pakkuda ja soovitan kindlasti ka kaaluda minu Patreoni liikmeks astuda. Nüüd ühetunnine tehniline pilt siin, kui me vaatame seda S&P 500 siis futuuride peal, et siit tuli see müügisignaal juba tegelikult kolmapäeval, jah, ja viitas väga selgele trendi muutusele. Et see oli vägagi pädev ja aitas päris palju. Kui me vaatame päevast, siis nagu öeldud, siin ei ole väga palju nüüd muutunud, aga mis on oluline, on ehk see, et siin on teatav selline lahknevus, et kuna täna on meil tulnud nüüd madalam põhi ja momentum ei ole näidanud siin võib-olla madalamat põhja, ehk siis siin on teatav selline lahknevus hakanud tekkima. Et tegelikult ma eeldan, et siit ühel hetkel ikkagi nüüd see pöördepunkt tuleb, sest et see divergence ehk siis lahknevus on väga hea indikaator, et kui me vaatame seda eelnevatel puhkudel, kui see turu langus siin algas näiteks, et siingi oli hind, näitas siin kõrgemat tippu, aga momentum näitas siis madalamat tippu, eks ole. Et see oli vägagi kõnekas ja samamoodi siit, kui algas see uus tõus, et siin hind näitas madalamat põhja ja momentum näitas kõrgemat põhja, nii et kui see momentum hakkab muutuma, siis on ka oodata trendi muutust, nii et praegu me näeme üsna selgesti, et momentum viitab praegu ikkagi sellisele languse võib-olla peatumisele või isegi pöördele. Et tasub hoida silma peal. Siis, kui vaatame nüüd seda
S&P võrdselt kaalutud indeksit, siis siin tegelikult meil ei ole madalamat põhja praegu. Et see on hakanud isegi rohkem stabiliseeruma. Et väga selline huvitav pilt hetkeseisuga. Ja kui vaadata S&P-d siis nädalasel, siis siin selgelt on nüüd trendi muutus toimunud. Et kui me nüüd aprillis väga suurt tugevust ei näe, siis on tõenäoline, et see trend jätkab negatiivses suunas. Kui aprill suudab nüüd ümber pöörata, siis on lootus, et turg hakkab ikkagi positiivset foone näitama, nii et jällegi tasub hoida silmad lahti selle koha pealt, aga jah, praegu on siis üsna selge negatiivne foon turgudel. Ja 50 päeva keskmine on samuti siin ikka püsimas selles nii-öelda ülemüüdud tsoonis, ehk siis alla 30% ettevõtetest on pealpool oma 50 päeva keskmist. Ja 200 päevaga on siin pilt ikka endiselt niisugune kesktasemetel, et circa 40% ettevõtetest veel pealpool oma 200 päeva libisevad keskmist. Ja VIX hakkas siin nüüd jällegi võib-olla sellist hirmu näitama turgudel, et siin neljapäeval juba ta sulgus pealpool seda trendijoont ja reedel siis väga hoogsalt ka VIX üles läks, nii et praegu on sellist ebakindlust turul ikkagi üsna palju, aga mitte väga kõrged tasemed, nii et selles mõttes ta on olnud ikkagi selline suhteliselt alalhoidlik müügisurve. Ja sektoritest, kui vaadata, siis ikka need samad kaitsesektorid siin kehvadel ajal kipuvad nagu paremini käituma või performima, et nii ka seekord, et siin energia ja utilities ja consumer staples ehk siis tavatarbijakaubad, et jah, ikka sama selline muster, nagu tavaliselt siis sellistes majandustsükli faasides kipub olema. Et näitab väga selgelt, et me täna oleme sellises üsnagi tipu lähedases kohas, et aga kui kaua see kestab, eks see on muidugi nagu omaette küsimus, et tihtipeale tänasel päeval ei ole need langused väga pikad ja vaevalised olnud. Ja eks siis paistab, kuidas sellel korral asi välja mängib. Insiderid on oma müügisurvet siin vähendanud, aga samas ka huvi osta on langenud, nii et ei ole insiderid üldsegi aktiivsed. Et kümnendi tsükli koha pealt ja üldse sesoonselt vaadatuna, siis siin ma eeldan, et jah, aprill võiks olla ikkagi teatav taastumise aeg. Olgugi, et see surve siiski nagu tsükliliselt püsib allapoole. Et eks ta on selline keeruline situatsioon, et me võib-olla liigume natukene rohkem külgsuunas, aga võib-olla näeme ka mõningast sellist hoogustumist siin, et tasub igal juhul jälgida, kuidas hind siin aprillis käituma hakkab nüüd. Turuosaliste positsioneerimine püsib enam-vähem samadel tasemetel, et väga palju ei ole muutunud, et võib-olla siin non-reportables ehk siis need nii-öelda väiksemad investorid on hakanud siis pigem negatiivsemaks muutuma siin nädala jooksul. Ja sesoonselt ka läks muster natukene võib-olla isegi nüüd vastassuunda, et ta näitas küll siin külgliikumist järgnevateks nädalateks, aga jah, siiski hind tuli päris hoogsasti alla. Et natuke ta läks vastuollu siis selle üldise sesoonse statistikaga, aga kui me vaatame nüüd uue nädala prognoosi, et siin 31. kuni 4. aprillini, et siin on pigem ikkagi olnud see languse suunas, vähemasti viimastel aastatel. Et kui 10 aasta mustrit vaadata, siis seal on pigem kasvu poole olnud, aga siiski suurem tõenäosus on, et siin teatav selline langus ikkagi jätkub või siis vähemasti langusfoon on üleval. Et ei ole veel midagi väga positiivset paistmas. Nüüd Astro kalendri poole pealt
mis sellel nädalal nagu olulist on, et siin on päris palju toetavaid aspekte iseenesest nädala lõpupoole. Ja 7. pöörab ka Merkuur uuesti direktiivseks, et see on selles mõttes hea uudis. Et ma arvan, et me võime, kui mitte see nädal, siis ehk järgmine nädal hakata juba midagi positiivsemat nägema, nii et tasub olla valvas, et siin igal juhul selline toetus on ka planetaarselt olemas. Ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et makro poole pealt on siin päris palju. Et märtsi tööhõive andmed tulevad siin reedel välja. Et see on võib-olla üks oluline asi, mida jälgida. Et lisaks sellele siis ka avaldatakse teisipäeval homme tööpakkumiste aruanne, kolmapäeval siis ADP erasektori palkamiste raport ja neljapäeval siis iganädalased töötu abiraha taotluste andmed. Kaubanduspoliitikast ehk on oluline jälgida kolmapäevast päeva, et siin on oodata siis Trumpi selliste vastastikuste tariifide plaani avalikustamist, mille eesmärk on siis kehtestada impordimaksud riikidele, kes rakendavad USA kaupadele impordimakse. Et sealt võib tulla jällegi suuremat volatiilsust turgudele. Ja tööstustoodangu andmeid on siin ka tulemas nii tootmis- kui teenindussektorist ja Trumpi need hiljutised 25% imporditollid siis autodele muidugi tõstavad märkimisväärselt imporditud, aga samas ka kodumaiste sõidukite hindu seal. Et see suurendab jällegi inflatsioonisurvet. Et ja inimeste ostuvõimet ka muidugi. Et vaatame, kuhu see siis nagu lõpuks välja mängib, see plaan tal. Globaalsed turud on ka siin ikkagi languses, et ikka endiselt põhjuseks on siis mure kaubandussõdade ja võimaliku majanduslanguse pärast samuti. Nädalased majandustulemused või kvartali tulemused, et siin hakkab nüüd kalender muutuma üsna hõredaks juba, et see hooaeg hakkab siin praegu läbi saama. Et sellel nädalal veel sellised ettevõtted nagu Congra Brands, Lamb Weston, Guess, PVH Corporation ja RHK. Et need on võib-olla sellised, mis tasuvad mainimist ja jälgimist. Aga nüüd vaatame siis graafikutele ka peale, nagu ikka tavaks on ja kui kulda vaadata, kuld ikka rühib hoogsalt edasi, et natuke ma siin üritasin seda analüüsida ka ja ma arvan, et ma õige pea teen sellest ka uue ülevaate siis Patreoni kanalile, nii et vaatame, kui kaua see tõusu trend siis veel jätkub siin kulla puhul, või eeldatavasti jätkub. Nafta hind pööras ka nüüd täna jällegi tõusule, et siin juba neljapäevast on tegelikult trend muutunud, et selles mõttes oli see juba indikaatorina natukene varasemalt ette näha, et hind võib hakata ülespoole liikuma ja tõenäoliselt siin aprillis nüüd natukene hoogustumist me näeme, ehk siis hinnakasvu. Bitcoin on endiselt negatiivses trendis ja siin ei ole suuremat muutust praegu veel toimunud. Kui on soov muidugi täpsemat Bitcoini analüüsi näha, siis jällegi Patreoni kanalilt. Tallinna börs, mis siin toimub? Et siin on väga hoogne muutus toimunud ja enne kõike siis Enefit Green oli see, mis selle põhjustas siin neljapäeval. Või õigemini siis Eesti Energia otsus Enefit Green uuesti omandada ja välja osta. Et suures plaanis see andis muidugi hoogu juurde, aga midagi muud olulist siiski Tallinna börsil ei ole praegu muutunud ja siit on ka lahknevusmängu tulnud, nii et siin tasub olla ettevaatlik, et see turg võib hakata uuesti ümber pöörama. Londoni börs on ikka endiselt languses, Saksa börski on andnud siin
negatiivse fooni täna juba, et pigem on siin praegu korrektuur käimas ja kui vaatame siin suuremaid ka, et Apple endiselt negatiivses foonis, Amazon samuti, aga leidnud siin toetuspinna. Google jällegi sama seis, negatiivne foon, Meta sama seis, jällegi toetuspind on lähedal, nii et on päris võimalik, et need turud hakkavad siin vaikselt ümber pöörama, kui see toetuspind muidugi ei murdu. Microsoftil sama seis, Nvidia, ka täna pigem avanes siin suure käpiga ja nüüd on hakanud uuesti taastuma. Netflix on ka jälle uuesti negatiivsele foonile kaldumas siin, aga siiski tugevam kui teised. Tesla, see väike ralli, mis siit tuli, et see oli suhteliselt tagasihoidlik, et Tesla probleemid endiselt ikkagi jätkuvad ja nii protestid kui ka meeleavaldused, et selles mõttes Elon Muski käitumine on alati olnud see küsimärk ja seda turgu siin raputanud, et eks me peame ootama ja vaatama, kuni asjad natukene settima hakkavad. Aga õige pea on ka lootust, et Elon Musk siiski sealt nii-öelda nõustaja koha pealt ikkagi taandub, sest et seaduse järgi ta ei tohi seal olla kauem kui 130 päeva. Nii et see aeg hakkab varsti täis saama, nii et siis on lootust, et ta läheb ja naaseb oma põhitegevuse juurde ehk oma ettevõtete osas. Palantir ka on ikka endiselt nõrkust näitamas siin. PayPal, sama lugu. Ei ole siin väga palju midagi muutunud, SoFi jällegi sama pilt, Lululemonist rääkisime, et siin hind kukkus päris kõvasti peale majandustulemusi. Adobe, jällegi, ei ole siin midagi ilusat kahjuks öelda, et kõik need, mis meil siin nimekirjas on siis praegu negatiivses foonis ja turuga täiesti kooskõlas. Et selline kokkuvõte, kellel on soov siis detailsemat analüüsi saada, siis kindlasti tasub Patreoniga liituda ja sealt ehk õpite midagi uut ja huvitavat ka. Mina aga tänan ja soovin teile edukat nädalat ja taaskohtumiseni, kõike head!